Kui päike tõusis üle Kariibi mere, seisis pealik Guacanagari oma saare rannikul, jälgides kummalisi suuri laevu, mis ilmusid justkui tühjusest. Need võõrad valge nahaga mehed, keda juhtis kapten nimega Columbus, tõid oma kirevate rõivaste ja läikivate relvadega saare elanikele suurt imestust. Pealik tervitas võõraid külalislahkusega, pakkudes neile kingitusi ja toitu, teadmata, et nende kullaläige tekitas hispaanlastes juba ahnuse sädemeid. Päevade möödudes mõistis Guacanagari, et võõraste soovid ulatusid kaugemale kui lihtsalt kaubavahetus ja sõprus, kuid ta otsis jätkuvalt rahumeelset lahendust oma rahva kaitseks. Öötundidel pidas ta nõu oma vanematega, otsides tarkust esivanemate vaimudelt, et navigeerida selles kohtumises, mis oli määratud muutma nende maailma igaveseks. Kuigi ta ei saanud ette näha oma rahva tulevikku, jäi pealik vankumatuks oma otsuses kaitsta oma rahva väärikust ja traditsioone ajastul, mis tõi endaga suured muutused.